raadiosaade Vaba Sõna. Põnevatest teemadest räägivad saatejuht Anti Poolamets ja huvitavad saatekülalised. Tervist, head kuulajad! Vaba Sõna stuudios taas Riigikogu liikmed Evelin ja Anti Poolamets, mõlemad Lääne-Virumaalt valitud Riigikogu liikmed. Tänases saates tuleb juttu sellest, kuidas EKRE pani käe ette Rakvere ebaseaduslikule praktikale, millega linnapea endale ise preemiaid määrab. Kuidas EKRE pinnib ministreid LGBTIQ tegevuskava rakendamise kohta, sellest, miks enam Riigikogus jõuluvana ei käi ning oligarh Ossinovski oinapäevast, samuti USA uuest julgeolekustrateegiast. Evelin, häid uudiseid Rakverest kõigepealt ehk üle-eelmisel volikogul, kui me siin andsime kohe volikogu alguses sisse arupärimise linnapea iseendale preemiate määramise kohta. Et üks näide sellest oli detsember 2024, kus ta uhkelt lajatas endale preemiaid ja räägime siis Triin Varekust, vanast uuest linnapeast. Siis nüüd siis Virumaa Teataja andis uudise välja, kus oli teada, et linnapea loobus sellest seekord. Ehk siis suurest hirmust võib-olla isegi kriminaalasja ees. Ja tere ka minu poolt ja tõesti Virumaa Teataja vahendusel jääb mulje, et Triin Varek oli väga suuremeelne, et tema kommenteerib seda, et kuigi vana määrus kehtib senisel kujul edasi ehk vana määrus, mis on ebaseaduslik ja sellele juhiti ka tähelepanu, siis tema otsustas abilinnapeadele ja volikogu esimehele ja endale, kujutage ette, ja endale mitte preemiat määrata. Kusjuures ongi märgiline, et väga paljud Lääne-Virumaa omavalitsused on jätnud see aasta preemiat välja maksmata, sellepärast et igasugused kulud on tõusnud ja selline traditsiooniline aastalõpu preemia ametnikele on ära jäänud. Ainult 3 omavalitsuses makstakse neid paarisaja euro ringis. Jaa, et eks me hoiame pilgu peal, võib-olla siin veel midagi isegi muutub aasta lõpul, et olla täpsed, siis vaatame, millised need preemiad on olnud ja kas on asja pärast või ei ole asja pärast. Igal juhul Rakvere lugu oli ikka väga tõsine, sest me saatsime õiguskantslerile palve asja uurida, sest neil oli kogu see määrus ikka päris hulluks aetud. Tuletame siis korraks meelde, milliseid imeasju nad endale olid määranud. No kõige minu meelest markantsem on see, et linnapea saab ise endale preemiat määrata. No kui see ei ole huvide konflikt, et tekibki küsimus, et mis veel on huvide konflikt, et sa lihtsalt paned avaliku raha taskusse oma käe ja tõstad selle avaliku raha oma taskusse. Kõige silme all ja ütled, et aga meil on ju selline määrus ja lugupeetud pikaajaline volikogu esimees Juhkami kiidab selle heaks, laseb volikokku tuua linnasekretär, kes saab väga kõrget palka, võrreldav linnapea enda omaga seal üle 4000 euro lähedal ja tema ka ei märka sellist vastuolu. See ei ole mingi selline kaheti mõistetav, et võib-olla, et on nii ja naapidi, on konkreetselt öeldud volikogu pädevuses on maksta linnapeale hüvitist, määrata preemiaid, ka palga suurust, mitte nii, et seal hakata sahkerdama ja tegelikult minu meelest ei ole mitte linnapea vastu tulnud selles olukorras. Minu meelest ta on jätnud kriminaalse teo tegemata ja muide tuletan meelde, eelmine aasta umbes samal ajal ta tegi selle kriminaalse teo ja ma arvan, et ikkagi õiguskantsler kriminaalsusest tuleb veel hinnata, aga igal juhul aga seaduslik ta nüüd ei ole juba, sellepärast, et õiguskantsler nõuab selle ümber tegemist. Seal on minu meelest, seal on räige huvide konflikt, et sa ei saa ise endale preemiat maksta. Aga see asi tulebki nüüd ära klaarida. Kui sa oled eraettevõtte juht, no määra siis, aga linn ei ole kellegi eraettevõte. Aga vaat see ongi see, et
Isamaa lihtsalt valetas kõigil silmad suud täis ka sellega, et oi, me oleme väga kompetentsed ja me oleme vilunud. Te olete vilunud jamada tegemisel ja nende kinni mätsimisel, vaat selles olete te väga vilunud tõepoolest, et võime järjest neid ametnikke hakata võtma, kes seal oma kompetentsust on näidanud, näiteks Rakvere peaarhitekt Angeelika Pärna on üle kullatud oma kohal, lipitseb seal kõigi ees, ta ei tee oma tööd, eks ole, et laseb kõiki jamad läbi, peaasi, et soe kohake säiliks, et inimene sõna otseses mõttes nagu lihtsalt on kellegi lükata, tõmmata. Põhiline, millega ta ei tegele, on nagu hea linna planeerimine, et lihtsalt arguse tõttu, võib-olla ta saaks muidugi hakkama, aga ta lihtsalt hoiab 10 küünega ja hammastega oma toolist kinni, et äkki keegi ütleb, on ju, et ta on lihtsalt oligarhide ja linnaametnike käpiknukk. Et hale lihtsalt, aga ma ütlen, see nimekiri oleks väga pikk, kes ei saa tööga hakkama ja Isamaa ei saa tegelikult väga pikka aega valitsemisega hakkama, et ja minu keel hästi paindugi enam Isamaa ütlema, et keskmaa on palju õigem termin ja mingite Yana Toomi vanade semudega seljad kokku panna, mängida isamaalist parteid, olla mingisugune Eesti LGTB transinimeste toetusrühm. Ma pean just seda Rakvere osakonda Isamaas silmas, et see on minu arust kõige mandunum Isamaa osakond üle Eesti üldse. Ei, aga ma toon nagu sarnase näite, et Vinni vallas vallavanem võeti volikogu poolt ametisse, aga tema veel õigused ei kehtinud, kuna vallavalitsus oli veel jäänudki kinnitamata ja keegi märkas seda puudujääki, mingi nädal aega oli vahet 2 volikogu vahel või 6 aega ja tegelikult vallavanem ei oleks tohtinud sel hetkel palka saada. Aga vallavanem siis andis mingi käskirja, et temale hakatakse palka sellest kuupäevast maksma ja algatati kriminaalmenetlus. Lihtsalt algatati, minu meelest siin Triin Vareku puhul on ka ikkagi päris huvitav, et kuidas meie õiguskaitseorganid sellisele juhtumile reageerivad, kuigi mul ei ole usku Eestisse kui õigusriiki, kui ma näen, et äriettevõte teeb ühele inimesele lakkamatud valimiskampaaniat. Äripäev tegi Indrek Keskkülale valimiskampaaniat, näidates kui tubli ja kui halvad tema konkurendid ja sealt vastati mulle, et see on toimetaja vabadus. Jaa, Eestit on nende punaliberaalide juhtimisel ehtsaks banaanivabariigiks muudetud. Igal pool on erapoolikus, valelikkus ja nojah, selles saates me seda võtame ainult mõned tükid sellest üleüldisest mandumisest. Aga samas tunneli lõpus on valgus, sellest räägime USA uue julgeolekustrateegia all. Aga üks näide veel kohalikust elust, muidu see teema võib-olla jookseb silme alt mööda ja tuleb uus aasta peale, vaata, kui sa ei võitle oma õiguste ees, siis rullitakse üle. Võtame Viru-Nigula valla, et mulle helistas Viru-Nigula EKRE volikogu liige Kaido Taidla ja ütles, et meid tahetakse kõigist komisjonidest peaaegu välja jätta, eks ole. Jah, ja samas on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses konkreetselt ja mustvalgelt välja öeldud, et omavalitsuste ehk volikogude komisjonides tuleb arvestada proportsionaalselt nende volikogu liikmetega, nimekirjade ja erakondadega ja ka Viru-Nigula enda valla põhimääruses on kirjas, et kui moodustatakse valla alatisi komisjone, siis koosseisu puhul peab arvestama nende, ütleme, erinevate erakondade ja valimisliitude osakaalu volikogus, et kui on rohkem liikmeid, saavad rohkem kohti, kui on vähem liikmeid, saavad vähem, aga meid taheti päris mitmest taheti üldse välja jääda. No kusagile pääses Kaido Taidla, aga tulemus oli see, et me ütlesime, et me kaebame õiguskantslerile ja siin on seadus. Ehk siis EKRE inimesed said volikogudesse, volikogu komisjonidesse. Aga igal pool, või tähendab, paljudes kohtades püütakse lasta üle nurga ja kui sa ei ole valvas,
siis hakatakse sigadusi tegema ja Rakvere näide on just see, millest me just kõnelesime. No Viru-Nigula valla puhul on see markantne, et nad ju võitlesid valimiskampaania ajal ka EKRE plakatitega. Lõhkusid neid ja tassisid minema, et eriliste aferistide punt, et saatsid oma need löömanaised kallale meile. Ametnike kamba ja nüüd ma imestagi, et nüüd korraga vallasekretär ei tea koksi peast ega põhimäärust ja hakatakse mingid hägu ajama. Täielik aferism, et see ei ole ebakompetentsus, ma väidan, et see on nahaalsus, soov üle rullida. No, mina ikka loodan ka, et Viru-Nigula lõpuks muutub kaasaegseks vallaks. Jaa, aga peame nüüd ühe pausi ja läheme väga põneva teema juurde, nimelt LGBTIQ tegevuskava juurde. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Oleme stuudios tagasi, Anti ja Evelin Poolamets räägivad rahvuskonservatiivse vaatenurga kaudu nädala kuumadest sündmustest. No vat, mina käisin Riigikogu ees, andsin üle pidulikult küsimuse meie põllumajandusministrile. Parandan, minu oma läks Igor Tarole, sina, Evelin, esitasid põllumajandusministrile, jah? No ütleme regionaal ja mis asi ta oli seal, mis minister ta meile Terras on, kes räägib, et Jörg Haadnieli mõtlesin ikka, Jörg Haadniel Kiirt, alias Terrast. Henrik Johannes Terras, kes siis vastutab seal põllumajanduse ja kohalike omavalitsuste tegevuse eest ja kes räägib, et see põrsad saavad kolm korda aastas ikka. Sead saavad 3 korda aastas põrsaid, niimoodi vist oli. Aga kummaline on tõesti see, et majanduse ja kommunikatsiooniministeeriumist võeti vastu see LGBTIQ tegevuskava, aga samas need teised ministeeriumid, nii Siseministeerium kui ka Haridusministeerium ja kui ka see sama regionaal- ja põllumajandusminister ei olnud nagu asjadega kursis, et nende jaoks tuli see nagu üllatuslikult, et mingid kohustused on. Ma panin tähele, et kui me küsisime ka Kristina Kallaselt selle LGBTIQ tegevuskava kohta, siis sealt tulid ka väga napid vastused, pigem jäi mulje, et ka minister ise ei ole sellega kursis, samas see haridusvaldkonnas toob see LGBTIQ tegevuskava väga suuri muudatusi, et eeldatakse juhiste väljatöötamist selle kohta, kuidas LGBTIQ teemad käsitletakse. Ma korraks tõlgin rahvale, sest võib-olla meie eakamad kuulajad ei tea, mis see on lesbi, gei, trans, intersoolised ja queerid. Selline tegevuskava on Eesti jaoks. Ja, et see on lühend, mida siis kasutatakse erinevate seksuaalsete orientatsioonide ja ka sooliste identiteetide koondnimetusena ja tõesti, nagu sa ütlesid, hõlmab see siis lesbisid, geisid, biseksuaale, transsoolisi ning neid queer identiteete ehk siis inimesi, kes ei samastu ei heteroseksuaalsuse või traditsioonilise soomõistega. Et nii keeruline teema. Ja just, et ma rõhutan jällegi meie eakamatele, keda ei ole koolis koolitatud, et kus on juba selgeks tehtud lastele, et sugusid on rohkem kui 2, et 20 miinimum ja 150 ilmselt maksimum. No. Et siis ka soo teemad, et tegevuskava on ajupesu, siis soolise segaduse ja kaose tekitamine inimeste peades. No ongi nii, sest haridus- ja teadusminister Kristina Kallas on ju avalikes sõnavõttudes juba rõhutanud, et sugu ei piirdu üksnes mehe ja naisega, vaid võib hõlmata 10 erinevaid määratlusi. Aga nüüd siis on see pandud kooliprogrammi ja see ei ole mitte ainult nagu mingi tehniline dokument, vaid hakataksegi käsitlema neid õppekavades ja erinevates ka ainevaldkondades
kujutage ette, sealhulgas ajaloos, ühiskonnaõpetuses ja inimeseõpetuses. No mul on raske ette kujutada, kuidas seda lesbide või homode teemat peaks ajaloos käsitlema. Sealt otsitakse mõni selline tegelane välja ja siis täidetakse 3-4 leheküljel õpikud sellega ja siis õpetajad kohustatakse sellest rääkima ja ühesõnaga, mis sellest Eesti vabadusvõitlusest rääkida, kui saab kvääridest rääkida, et mõni tegelane, kes tundis ennast naisena või naine mehena, vat niimoodi. Ja see teema ju tegelikult ei puuduta ainult seda haridusvaldkonda, see puudutas KOV-ide tegevusvaldkonda ja ka Siseministeeriumi valdkonda. Ja selle kohta ma küsisin, et kuidas politseinikega saab olema, kas nad peavad seal vabatahtlikult käima või kohustuslikult, no ma eeldan, et ikka kohustuslikult, siis on igasugused siis homosensitiivsuse õpe, et nad peavad eriti hoolsalt selgeks tegema eriti haavatava ja õnnetu grupi ehk kväärid, homod, lesbid, geid, intersoolised, uskumatu karja. Aga vaata, selleks, et te saaksite aru, kui tõsine see olukord on, praegu aktiveeriti Riigikogu õiguskomisjonis ka vihakõne seadus. Ehk seal on sõna selgelt kirjas, et igasuguste soovähemuste ahistamine ja ma ei tea, keegi teagi, mis on soovähemus, eks ole, kväärid, volasoolised, mingisugused hullumeelsed vaimuhaiged, väljamõeldud sood. Et siis arvestage, et te kuulate võib-olla seda saadet mitte enam väga kaua, sest me võime kriminaalkaristuse selle eest saada, et kasutage võimalust, me oleme nagu Ameerika hääl või Vaba Euroopa Nõukogude okupatsiooni ajal, kus veel saab rääkida, aga kui vihakõne seadus tuleb, siis on trahvid, kinnipanek. Ja kui ma nüüd mõtlengi selle peale, et mida siis Kristina Kallas infotunnis vastas, et põhiliselt ja ka Terras sarnase vastusega, et teate, et meil on ikkagi vaja võrdsust ja sallivust edendada, aga ma kujutan ette, et kui nüüd tuleb koolidesse see LGBT tegevuskava või homode tegevuskava, siis hakatakse eristama. Ühed on nagu, ütleme, koolikiusamine, no ikka koolis seda kiusamist on, et lapsed kiusavad neid erinevaid, kes on liiga, ma ei tea, liiga kõht, kes on liiga pikk, kes on liiga paks, on ju, lapsed on lapsed, aga nüüd siis on sellised, eri prioriteediga tasemed, milleks on siis need LGBT prioriteet ja need on nagu, ütleme, eri kohtlemise all, et mulle jääbki mulje, et tehaksegi nii, et homod enne kõike ja siis tühja maad, et vaatame, keda siis veel kiusatakse, on ju. No jaa, meil on näha, et Eesti rahval on ikka kõik ikka nii hästi, me tuleme majanduslikult nii hästi toime ja kõik on nii hästi, et nüüd riigis pannakse peatähelepanu ikka nendele põhiteemale, intersoolistele. Aga mina ütlen ausalt selle teema lõpuks, et inimesed tõuske üles, enne kui meid täitsa maad ligi surutakse, astuge EKRE-sse, hakake oma laste kaitseks vastu. Meil lihtsalt ei ole kusagile kukkuda enam, et me peame vastu astuma, me ei saa vahtida ja öelda, et meid see ei puuduta. Ja nii palju on neid koolipsühholooge, kes on rääkinud ka avalikult, et see soosegaduse süvendamine ongi lastes tekitanud rohkem vaimse tervise häireid ja ütleme, et kui mujal maailmas juba saadakse aru, et selle jamaga on liiale mindud ja lõpetatakse need programmid ära, sest on näha, et kuidas noorte seas enesetappude arv kasvab ja kuidas noorte vaimsus on rikutud ja pärast ka noored ju ka kahetsevad, kui nad oma keha ära sandistavad, täiskasvanuks saavad ja enam lapsi ei saa. See on kuritegelik. Ütleme, see on kuritegelik ja isegi praeguses sotsialistliku valitsusega Inglismaal saadi sellest aru, sest uuringud tulid välja, et nende hormoonide sissesöötmine oli manipuleeritud mingite hullude aktivistide poolt ja noored said kohutavat kahju sellega. Terviserikked ja kõik, et need puberteediblokaatorid ja sellised satanistlikud laadi kuriteod, et väga hirmsaid asju tehakse juba seal. Et seal juba tõmmatakse mõnevõrra kokku, sest on läbi tehtud need hullumeelsused, aga siin on avangard, hullus avangard pressib peale, endal on 12% toetust kusagil seal
ja hullus otsa lastakse valitsusest välja. Et sellised valitsused mujal maailmas oleks ammu maha võetud, sellepärast, et tuleks erakorralised valimised ja öeldakse, et vabandust, et me oleme oma toetuse kaotanud. Ja Siseministeeriumi valdkonnas ka, et hakatakse õpetama ja koolitama neid. Ma olen näinud Rootsi mõned pildid, kuidas politseinikud on homoparaadidele aetud, on ka ennast kuidagi vikerkaare värvidesse sättinud. Mina olen oma silmaga ka seda näinud. Ma vaatasin seda, ma arvan, mitukümmend aastat tagasi Stockholmis ja me pidi selili kokkuma, et milline nagu loomastumine seal juba toimus, et just need, kuidas riigiametnikud olid nagu roomama sisuliselt nagu peaõlgade vahel pandud sinna kõndima alandamiseks ja aga mis meil parem on, kui välisminister Tsahkra käsu korras paneb välisministeeriumile homolipu, saatkondadele homolipud, käsu korras paneb nad kõndima mingitel LGTB aktsioonidel, kirjutama alla petitsioonidele normaalsete riikide vastu. Et ikka seda homovärki ajada, see on lihtsalt nagu täielik ühiskonna lagastamine. Ja kui ma loen sealt Majanduse ja Kommunikatsiooniministeeriumi leheküljelt, et see tegevuskavas pööratakse eriti tähelepanu transinimeste heaolule ja ma kujutan ette, kui politseinik, kes on nagu transinimese heaolust pakatav hakkab seda joovet sul kontrollima või paneb puhuma, siis ma ei tea, mul oleks ikka väga imelik. Kui sul kujuta ette politsei... Minister Paaro Kosta tõi välja, et üks juhtum on, kus üks transinimene nagu sai surma, mõrvati. Aga väga segastel asjaoludel. Tuleb välja, et on mõrvad, eks ole, mis on teistest tähtsamad mõrvad, eks ole. Jah, selleks tuleb seadust muuta ja tegevuskava ellu viia. Vabandage, mõrv on mõrv, eks ole, ükskõik kelle suhtes see läbi viiakse. Aga ei, neil on erilised mõrvad, seal on vaja, ma ei tea, mis hullust. Aga ma lisan veel selle, et minister Tarole esitatud küsimuses ma küsisin, et kuidas nüüd siis saab nende sooandmete muutmisega. Ehk siis selle sama arengukava järgi võib igaüks oma sugu hakata ise ilusti määrama. Ja siin tekib nagu täielik vaimne katastroofi piirkond selles mõttes. Ja vaata, kuna me räägime siin viimasel ajal palju sellest kaitseväeteenistusest ja et naiste teenimisest ja et poisse on väheks jäänud ja siis meie praegu sel nädalal oli üks seaduseelnõu, mis nõudis ajateenijatelt keelenõuet. President lükkas selle praegu tagasi, et vaatame, mis siis täpselt saab. Aga asi on ju selles, et mis keelenõuet meil varsti vaja on, et pooled nimetavad ennast lihtsalt naisteks, kui see on nende vaba valik, et 1500. Aga kuule, seadus kehtib kõigile, ütleb, me oleme nüüd naised 2 aastat või tähendab selle ajani, kui meid kaitseväeteenistusse enam ei kutsuta. Jaa, normaalne, et umbkeelsed naised ei oska B1 tasemel eesti keelt ja lisaks on veel naised ka, et ma ei tea, kuhu see riik niimoodi jõuab ja see on nagu kurvastavam parem. Kui ma loen iga päev, kuidas inimesed kaotavad raha telefonikelmidele, pettustele, petistele. Miljonid ja miljonid ja ma ei näe, et Majanduse ja Kommunikatsiooniministeeriumis tuleks mingi tegevuskavaga välja või Siseministeerium tegeleks mingi tegevuskavaga, et inimesed ei kaotaks raha ja ma näen sellist suhtumist valitsuse tasemel, et lollid olete, et lasete raha ära võtta, umbes nagu väga-väga piinlik suhtumine ja tead, mida juba inimesed räägivad. Inimesed ütlevad, et teate, kui valitsus sellega ei tegele, siis nähtavasti on valitsuse näpud seal sees. No igal juhul on need petised ka nii osavaks läinud, et isegi üks doktorikraadiga jurist kukkus neile sisse ja kaotas suured summad. Et siis pettused on nii peeneks tehtud, et keegi mängis politsei uurijat ja lihtsalt inimene jäi teda uskuma ja nii osavad. Nii et head inimesed telefoni teel, mitte kunagi arvuti teel, sa ei anna mingitele võõrastele inimestele oma PIN 1, PIN 2, see on sinu info, mitte never ever. Kaitske oma lähedasi ja rääkige sellest. Ja
Evelin, nüüd lähme ühe humoorika teema juurde. Nimelt enne imet jõuluvana ei tulnudki sel aastal. Riigikokku ei tulnud jõuluvana. Ei tea miks. Oi, no ma ei tea, kas nutta või naerda. No viimane kord, ja eelviimane kord, kui jõuluvana käis, siis ta ajas nutma. Esiteks miks ta peaks käima? No kuulge, miks ta peaks? Ma ei tea, kes selle välja mõtles. Ei tea, millal see välja mõeldi. Ei tea. Ausalt öeldes meil oli ka piinlik, et selline palagan rahvaesinduses. No milleks seda? Seal palagani niigi palju, eks ole. Nüüd tehakse veel sükst tola ja tsirkust ja keegi ütles, et Luisa Rõival ei ole ju pärast seda Riigikogus mitte midagi teha. Jah, ta ei saa ühtegi sõnavõttu. et ta vähemalt suutis laulda seal, on ju, et praegu on lihtsalt täielik tühjus pärast seda, et mida sa teed seal, kui jõuluvanale ka ei saa laulda. No jah, et mõne inimese anded avaldusid alles jõuluvanaga kohtudes, et jah, päris, aga minu jaoks on see rõõmustav uudis, ma arvan, et jõuluvanad käigu meie perega keskel, mitte seal Riigikogu puldis palagani tegemas. Jah, see on ikkagi ennekõike laste jaoks ja need toredad tegelased, kes on inspireeritud muide Põhjala mütoloogiast ja kristlikust pühak Nikolausest, et see oleks eraldi lugu, kust on üks jõuluvana mütoloogia kokku pandud, aga kes siis ei oleks olnud lapsena õnnelik, kui tuleb selline kingivana nagu püha Nikolaus, kes olevat salaja inimestele kinke jaganud ja siis me võime seda siiamaani teha. Ma tuletan muidugi meelde, et salaja kinke jagada. Vaata, EKRE fraktsioon on vist ka selle jõuluvana nagu teema lõpetamise üks algatajaid, sest eelmine aasta läks nii piinlikuks, et nad ei suutnud seal ka nagu kuidagi väärikaks jääda, et EKRE-le toodi üks veepudel. See oli üle-eelmine aasta, aga see nagu läinud jah, nagu traditsiooniks, et nagu kooli kiusamiseks, et valime ühe teise maailmavaatega grupi välja ja siis kõik ülejäänud hakkame tema pihta loopima. No meie omad ei tahtnud kohal käia, et me luuletus, et keegi luges ja meie fraktsioon nagu ütles, et ei ole vaja seda. Et panime jällegi liikuma, et isegi jõuluvana oli Reformierakondla, mul on muide siis näitleja nimega Rohke Debelak, et käis ja siis tegi sellist nalja, nagu oli vaja. Ma saan aru, et Reformierakond vähe sellest, et ta ei saa riigi juhtimisega hakkama, nad ei suuda isegi jõuluvanad olla niimoodi, et see nii maha ei käiks, et keegi enam näha ei tahaks jõuluvana. Ja vaata, võib-olla oligi mõte, et natuke ühendada neid riigikogulasi läbi huumori, kes ikkagi on päris teravas vastuolus aeg-ajalt. Aga nad ei suutnud seda asja ka välja mängida. No vastupidi, aeti just veel hullemaks olukord. Jah, isegi seda ei suutnud. Aga Evelin, nüüd jälle üks väike paus. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre Raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Oleme stuudios tagasi, Anti Evelin Poolamets, ikka rääkimas põnevatest teemadest poliitikarindel. Ja nüüd lendame lausa kriminaalsesse maailma. Nimelt tuli üks kaua oodatud ja väga hea uudis, et Oleg Ossinovski, Vene oligarh, kes 95. aastal sai ka Eesti kodakondsuse ja on hiljem küünarnukkideni Eesti poliitikat manipuleerinud oma rahaga, siis temale oli oinapäev. Läti kohus suutis oma väärikuse säilitada ja siis hiiglaslikus altkäemaksu afääris sai Oleg Ossinovski oma litaka kätte, samamoodi Räti raudteejuht Magonis. Lugu oli päris õudne, et $500,000 või eurone altkäemaks, mis peeti siis kinni Läti piiripunktis, jäädi vahele, haledalt kukuti sisse. Aga ma ütlen, et see Läti kohtus käis ikka üle kivide kändud, et 2015 jõhker asi avastati, 2017 jõudis kohtusse, siis ringkonnakohtus jõudis 2021, siis Viidsemäe ringkonnakohtus tuli otsus, seda menetleti ka seal muide 4 aastat ja siis omakorda ja seal ta jäid õigeks.
kujuta ette, hiiglaslik altkäemaks, mille kohta nad ütlesid, ei, see oli nagu teenustasu, et ma pidin siin mingi konsultatsioone tegema Ossinovskile, ütles Magoonis. Et nendel toredad teenustasud küll 500 000 sularahana autos. Ja siis, aga järgmises astmes ehk nüüd värskelt siis Riia ringkonnakohus ütles, et oli küll altkäemaks, jätke järele. Nii et kohutav kombel, et Ossinovski korrumpeerib ju 2 riiki korraga sellega, et Eestist käiakse Lätit korrumpeerimas. No tegelikult, kui nüüd mõelda, kus kohas see raha pärit on, et juba 2022. aastal, kui kehtestati Venemaaga äri ajamisele sanktsioonid, ju Äripäev ka kirjutas sellest, kuidas Oleg Ossinovski rääkis, et et tema nüüd lõpetas Venemaa suunal äri ära, aga samas see äri müüdi tema õele Veronika Ossinovskajale, kes siis jätkas, nad tegelesid minu meelest mingi metalli osade tegemisega kas seal raudteele ja kui nüüd vaadata, et Ossinovski endine ettevõte tema õe nime all jätkas Venemaaga äri 2002. kuni 2023. aastal ja seda äri aeti 777 miljoni euro väärtuses ja kusjuures Venemaa diktaator Vladimir Putini lähiringkonda kuuluva oligarh Aliser Usmanovi ettevõttega. No mida sa veel tahad? Ja kusjuures need andmed on välja toonud Soome infosõja ekspert Pekka Kaljoniemi ja ta on uurinud ja toonud need avalikkusele, aga meil ju sellest ei räägi, meil ju leitakse, et Oleg Ossinovski on lugupeetud peavoolu Äripäeva lemmik, tema arvab majanduse kohta, et kuidas rohkem altkäemaksu maksta, küll mina olen kõige kõvem mees. Kas see ei ole madal, eks? Ja aga märgiline on ka see, et 2023. aasta veebruari alguses, see oli Riigikogu valimiste aastal, kusjuures Venemaa täiemahulisest sissetungist Ukrainasse oli möödunud peaaegu aasta ja äri Venemaaga käis, annetas Oleg Ossinovski sotsiaaldemokraatlikule erakonnale kokku 50 000 eurot. Ehk mina saan aru küll, et see raha teeniti Venemaal, raha edastas sotsidele Oleg Ossinovski, et aidata nad Riigikogus võimule. No muidugi, kogu aeg on tal sõrm sees. Ja ma ütlen, et esiteks ei võtaks raha vastu selliselt, kes on kriminaalmenetluse all. Aga nii see asi on. Kui nüüd kõik asjad niimoodi kokku panna, need algus ja lõpp, siis ma saan aru, et näiteks et äri aeti Putini lähiringkonda kuuluva oligarhiga, see raha tuli siis Oleg Ossinovski kaudu Eestisse, annetuse kaudu jõudis Sotsiaaldemokraatliku erakonna kontole, Sotsiaaldemokraatlik erakond tegi Riigikogu valimistel. Ja teeb häid tulemusi praegugi. Tegi hea tulemuse. No mina saan küll aru, et sotside näol või ütleme, et Putini abiga on kindlasti mõned kohad tehtud. Nüüd me jõuame päris Prigožini asja juurde, ainult et siis ei ole skandaali, eks ole. Et selleks, et seda jälki mustust EKRE peale kallata, korraldati see skandaal täpselt enne eelmisi Riigikogu valimisi. Aga sellistel asjadel on eesmärk, et varjata tegelikku kurjategijateks. Et meile tegelikult see õõvasta, sa mõtled, et verise rahaga on meil võimule, tähendab, olid ka võimul. Sotsid olid ju tükk aega, olid ju ka riigis. Ja riigis võimul Ossinovski supersuli rahadega, siis ta on tegelikult alati, ta on pikki aastaid neid ju toetanud ja olnud strateegiline investor. Ta on mingi Vene ärikas, kes ajab kõige jõledamate, on ajanud igasuguste Vene oligarhidega võigast vereäri juba siis ka pärast 2014. aastat, kui Krimm okupeeriti ja siis ta on Eesti esikümnes, ostab Lätis firmasid üles, laiab igal pool, annab intervjuusid ja õpetab, kuidas Eestis majandust ajada. Alles ta ütles, et kui sa rohetehnoloogiasse ei investeeri, siis sa oled ikka päris ogar, eks ole. Ja ma mõtlengi, et BNS
küll küsis sotsiaaldemokraatlikult linnapealt, tollel ajal ta oli Jevgeni Ossinovskilt, et ja ka Lauri Läänemetsalt, kes on siis sotside Riigikogu saadik, et noh, selle raha kohta, et kuidas nad kommenteerivad, aga lugupeetavad ei soovinud seda teemat laiemalt lahata ja see on meil märgiline, et kuidagi kapot ka ei huvita. Kapot ei huvita Lauri Läänemetsa mingid kuluhüvitiste sobingud, ei huvita, ei paku no kusjuures tunnistaja istub laua ääres, kes ütleb, mina sain, käis korruptsioonikomisjonis. Ma nägin, kuidas läksin Riigikokku, just vaatasin, et miks see Läänemets nii pika sammuga minust mööda läheb, näost punane, eks ole, tuli just sealt korruptsioonikomisjonist, kus see sama inimene, kellele ta oli nagu niimoodi maksnud, et siis poliitilist tööd, kusjuures partei tööd teinud, et siis ta oli nagu, aga temale keegi külge ei hakka. Ei, no ma just mõtlengi, et kus see piir on, laseb inimese maha, et siis äkki hakatakse nagu huvi tundma. Praegust võib seadust rikkuda, võid Vene raha võtta, võid Putini lähedastega seal äri ajada. Sa saad Euroopa Liidu kõrgeks välisesindajaks. Jah. Palju õnne, Kaja Kallas. Et vaata Kaja Kallas ees, teised järel, et tegelikult on tegu seltskonnaga, kes on väga palju oma rahast Venemaalt teeninud ja nagu näha neid kantimisi, siis teenib edasi, rahumeeli. Ja Kallas ei pilgutanud silma ka, kusjuures vastutavad kõik, kes teda upitasid sinna Euroopa Liidu kõrgemale kohale. Nüüd te näete kõige saamatumat ametnikku ilmselt kogu eurosüsteemis. Aga vaadake, vaata mõni teema on, kus saavad need ametnikud ka töö tehtud, et olgu seal selline juhmart kui tahes, aga vaata välispoliitikas nii ei saa, igasu sõna loeb ja Kallas on nagu lihtsalt häbiplek seal. Et kuidas ta alustas oma välispoliitika tegevust, et vaba maailm vajab uut liidrit, vist pidas ise ennast silmas ka. Ja pärast seda USA-st teda üle ukse enam kordagi ei lastudki. Aga selle teema jätkuks, et millised karistusid nad siis said, et siis Riia ringkonnakohtu kriminaalkolleegium leidis, et Magonis ehk Läti raudteejuht võttis Ossinovskilt vastu suure altkäemaksu. Magonis sai 3-aastase karistuse, Ossinovski 2 aasta 10 kuu pikkuse karistuse. Et seda mõnevõrra lühendati karistust, siis tingimisi muidugi, ega siis keegi peab päriselt minema, sest valgekraed ju ei istu, et nemad peavad mõnulema kuskil büroo hotellis ja uusi firmasid ärastama ja varastama. Et mind häirib ka see, et need tüübid, kes avaliku õiglustunde vastu nii rängalt eksivad, korrumpeerivad 2 riiki, nemad kunagi ei istu. Ei, kus sa nüüd? Ossinovski, kus sa nüüd? 151, jah. Ma toon selle Ilmar Raagi näite ka, ta ütleb avalikult ka, ja ma tassisin Ukrainast raha Eestisse mingi alla 10 000 euro. Tassis, ei tea, kust raha sai. Keegi ei küsi ka, eks ole. Keegi ei küsi, kui on 10 000. Kui on näiteks mitu korda võib-olla. Kui sellest MTÜ Slava Ukrainist taheti kinni mätsida kogu see asi ja mitte raha tagasi nõuda Lehtmelt, siis ka keegi ei küsi, et miks just tema kauaaegne partner Riina Sildos, kes on Lehtme siis ema, nagu ma aru saan, et kas seal ei olnud mitte mingit omavahelist seost, eks ole, kogu sellel kambal. No ikka tundub küll, et kurjategijad on parempoolseid on lihtsalt täpselt nii, nagu Lehtme parteid oli vaja võimule saada, siis vaikiti maha meie välispoliitika nii-öelda esindusnäo Marko Mihkelsoni tegevused. Kõik teadsid, et tal on mingisugune hull asi. Ühesõnaga, ja Ossinovskist räägiti ka väga harva. Ma ütlen, tast tehti tõeline meediastaar, kes räägib kogu aeg Eesti majandusest ja tema õpetab kõiki ja et rohepoliitika on kõige õigem poliitika ja sellised kirjeldamatud Vene oligarhid, sullerid ja altkäemaksu andjad siis juhivad Eesti poliitikat. Tuletan veel ühe tegelase meelde, kes ka sotsides istub praegu. Raimond Kaljulaid, endise presidendi poolvend, kes siis, kui EKRE tuli valitsusse 2019, tema tegi kõige kõvema kampaania siis EKRE vastu, siis lõhestas seda Keskerakonda, et ta jumala eest valitsusse ei läheks ja tegi suurt möllu, aga mõista, kelle rahadega.
Vene krüptoärikate rahadega, kes käisid USA-s ka kohtu all, maksid gigantsed summad oma krüptopettuste eest. Vaat sellised toredad inimesed, eks ole. Ja muide, Raimond Kaljulaid on kaitsetööstuse toetusrühma esimees. Väga huvitav kokkusattumine. Väga huvitav, seal on ka huvitavad rahad liikvel, äkki saab jälle krüptoraha kuskilt, äkki saab mõne toetaja endale, silmad vilavad kogu aeg, et kust saaks midagi, kus saaks endale jälle mõne krüptoärika hõlma alla. Kusjuures pane tähele, et mida hullem Vene äri poolt rahastatud, seda rohkem ta kõiki ründab. Tema on nüüd kõige Ukraina-meelsem, tema on kõige Eesti-meelsem, et selline kirjeldamatu aferism, mida läbi kuidagi nagu ei nähta. Peavoolumeedia on vakka nagu kultrukkis. See on ühine joon, et alati pisendatakse nende Vene äridega seotud aferistide tegevust. Ja ärimaailmas tasuta lõunaid ei ole. Kui on ärimees maksnud poliitikule suure summa raha, ta nõuab ka vastuteeneid varem või hiljem. Nii et see ongi kõige ilgem ja ebademokraatlikum selle asja juures, et meil need asjad toimuvad. Evelin, aga eelmise saate puhul juhtus nii, et me ei jõudnud enam rääkida USA julgeolekustrateegiast. Täidame siis seekord oma lubaduse. Täidame sellegi osaliselt sellepärast, et see julgeolekustrateegia on nagu väga mitmetahuline, et räägiks seekord Euroopale suunatud sõnumitest, sest see mõjutab meid väga palju ja mul on siin lahti väga tähtis lehekülg, igaüks võib muide seda lugeda, väga tähtis oleks originaali lugeda, mitte neid vusserdajaid, pusserdajaid ja valetajaid, kes kuskil Eesti ajakirjanduses teile umbluud ajavad ja proovivad meie liitlast meie külgest lahti kangutada sõimuga. Ja siis ma loen teile ette, et ise otsite siis whitehouse.gov Valge Maja leheküljelt originaali Nation Security Strategy 2025. Siis C-tähe all on seal Promoting European Greatness, Euroopa suuruse siis edendamine. Ja siis nad ütlevad, et Ameerika ametnikud on saanud aru, et Euroopa probleem on liiga vähene sõjaline panustamine ja majanduslik stagnatsioon. Ja tegelikult ütlevad, et Euroopa tõelised probleemid on veel palju sügavamad. Esiteks nad ütlevad, et Euroopa kaotab oma osakaalu maailma majanduses, nende SKP on kukkunud 90. aasta 25% maailma majanduses üksnes 14%. Siis nende tööstused nõrgenevad ja nad ütlevad ka midagi väga erilist. Et peale majandusliku allakäigu on tekkinud ka tsivilisatsioonilise lagunemise perspektiiv. Ehk siis, ja üks suuremaid teemasid on ka see, nad ütlevad, et Euroopa Liit ja teised rahvusvahelised institutsioonid vähendavad poliitilisi vabadusi, kahjustavad riikide suveräänsust, korraldavad kahjulikke migratsioone ja sisserännet, mis muudavad kontinenti ja muudavad nad sisemiste lõhede, lõhede kontinendiks, tsensuuri kontinendiks, mis surub maha vaba kõnet ja suruvad maha poliitilist opositsiooni, täpselt nii nagu Eestis on see käinud. Ja siis toimub demograafiline allakäik ja kaotatakse rahvuslik identiteet ja enesekindlus. Ja, et tegelikult on juba ammu hakatud rääkima ju sellest, et Euroopa peab ise vastutama oma julgeoleku eest. Ma mäletan, siin oli paar aastat tagasi või rohkemgi veel, et kui juba NATOs nõuti, et riigid panustaksid teatud protsendi oma sisemajanduse kogutoodangust julgeolekusse, milline, ma võiks öelda, seakisa läks lahti, et oi, meil ei ole raha, Saksamaa eriti, et suured majandused, aga julgeolekusse ei investeeritud. Ja nüüd ma näen ka praegust, et ollakse väga pahased USA peale, et USA ei ole nõus enam Euroopat kaitsma, vaid Euroopa peab ise oma julgeoleku eest vastutama, et nagu see nagu nii nagu naljakas, et kui kõik see, mis ju
riigi pindadel toimub, nad peavad ju ise kandma sellest vastutust, mitte ootama, et äkki USA või mitte nad ei äkki, vaid lausa nõuavad, et USA peab kõik need rahutused ja kõik need konfliktid lahendama ja mis on veel huvitav olukord, et nad, kui ma loen neid Euroopa poolseid kriitikuid, siis nad on pahased ka selle peale, et USA nagu tahaks Venemaa, et Venemaa rahuneks maha, et need konfliktid ei eskaleeruks, vaid ikkagi tahaks sõdida. Ikka raha ei ole, majandus, no kui me vaatame Euroopa Liidu seda majandust, kogu toodangut, et see nagu nagu alla jookseb see kõver ja sellised kehva majandusega riigid on tahtnud hakata kogu aeg võitlema. Ja, aga nad on olnud väga hädised sellega, et tegelikult Ukrainale kas või õhutõrjevahendite andmisel ja nemad muudkui kamandavad, et mida teha, aga selle kamandamise taga peab olema sisu. Et andke siis ometi Ukrainale õhutõrjerelvi, neil seisab ladudes tohutu hulk veel, neil on mida jagada, kas või seesama õhutõrje teemal, mida ma näiteks tõin, et ei, ikka hoitakse laos ja ei saa, ei või, ja teisalt kui Trump ei oleks oma eelmisel ametiajal käratanud, et tõstke oma kaitsekulusid, meie ei maksa teil enam kõike kinni, siis neil poleks sedagi, neil oleks laod nagu sellist, et ainult tuul puhuks seal. Et ka Balti riikidest hakkas Läti isegi pärast seda Trumpi käratamist tegelikult investeerima. Nii et olukord oli ikkagi selline, et juba siis hakkas muutumine ja nüüd nõudes 5% ja vaadates, kuidas siin Jürgen Ligi ja paljud sõimavad Trumpi nii, et suu vahus, nad ei oleks iialgi seda 5% määra Eestil teinud, kui Trump ei oleks öelnud, et mina kaitsen neid, kellel on 5% kulutatud, eks. Et see on jälle Ameerika survel, sest tühjade sõnade taga peab olema sisu. Ja mis mulle meeldib, et ka see arusaam, et tegelikult ka Euroopa Liit ja Euroopa demokraatia, no ma ei ütleks, et need nagu oleks üks ja sama asi, et ei ole, et Euroopa eksisteeris enne Euroopa Liitu ja ma arvan, et Euroopa eksisteerib ka peale Euroopa Liitu ja demokraatia tähendab rahva õigust valida, kahelda, vajadusel kurssi muuta, mitte kohustust vaikida, kui suund ei meeldi. No, praegu on ka nii, ükskõik mida sa ütled, mulle ei meeldi tuulepargid, putinist oled, ütled, ma ei taha, et tuuakse see Istanbuli konventsioon, mis tegelikult naisi ei kaitse, vaid hakatakse rääkima sotsiaalsest soost, putinist oled. Ja ma mõtlesin selle peale, et äkki see on ainult Eesti suunas, aga kui ma loen Läti väljaandeid, kui ma loen ka teisi rahvuslikke väljaandeid, siis tuleb välja, et terves Euroopa Liidus on selline narratiiv, et ükskõik mida sa julged Euroopa Liidu koha pealt nagu kritiseerida või kahelda, kohe riputatakse silt kaela, et oled mingi, ma ei tea, Kremli-meelne või tegelikult see on nagu väga ärritav, et kus on see debatt ja kus on need arutelud, et mida paremini teha. Vaatad praegus ka, tulevad muudkui need Euroopa Liidu direktiivid, uputame metsad üle, teeme soid, kehtestame teile maksud. Muides, ma ei taha nüüd kõiki kuulajaid hirmutada, aga Eesti ähvardab mingite totrate LULUCF-i nõuetega või kohustuste võtmistega 200 miljoni eurone trahv, et me ei täida neid nõudeid, et keegi mingi ametnik... Need on ju sendikesed, eks ole, sest miljardid lendavad, ma teen nalja, et miljardid lendavad rohepöördel igale poole, et majandust ruineeritakse, uus totalitarismi viiakse sisse, kus isegi su toidulaudu kamandatakse, et ei mäleta nagu, et suur Saksamaal oleks su toidulauda reguleeritud seal Hitleri ajal, eks ole, aga näed, praegusel ajal reguleeritakse isegi toidulauda, et siis ma võingi öelda, et see on totalitarismi tagasitulek, eks ole. Ja see ka ma ütlen, et tõesti USA toetab euroskeptilisi ja patriootlikke parteisid, patriootlikud parteid, muide, toetavad ka USA-d ja toetavad Donald Trumpi ja tulla nüüd ütlema, et oi, et see mingit Euroopa stabiilsust lõhub. Ei, need patriootlikud parteid
tekivad rahva seest rahulolematuse pinnalt, sest ikkagi normaalsetele inimestele, valgetele inimestele ei meeldi, et neid vägistatakse moslemite poolt, ei lubata naistel käia enam õhtuti rahulikult väljas või tänavatel, et neid ei ahistataks, ei surutaks peale mingeid teatud, ma ei tea, homotralli, et noh, kui sa sellele vastu hakkad, see ei tähenda veel seda, et sa oled mingi Kremli-meelne. Aga see ongi, turvalisushäving on juba toimunud, et selline vabadus, normaalsus kas või naiste seisukohalt on hävinud Lääne-Euroopas. Nad ei julge enam õhtuti väljaski käia paljudes kohtades, sest see on niivõrd ebaturvaliseks läinud, et moslemite jõugud on terved linnaosad üle võtnud. See on siinsamas Rootsis, siinsamas Soomes. Minge ja nautige tsivilisatsiooni arengut liberaalide moodi. Ja vaat see ongi, see nagu riiklikul tasandil on see nagu koduvägivald. See on su kodumaa vägivald, et noh, et see vaimne vägivald, sa kohe nagu ei taju seda rünnakut, vaid sa vaikselt tõmbud tagasi. Enam inimesed valivad uutesse kohtadesse oma kodupaigad, panevad sinna tarad ette, enam kesklinna ei minda, kuna teatakse, et ühistranspordiga ei julgeta sõita. Naised hakkavadki mingil hetkel mis USA's juhtus, kui Ukraina kena noor naine tapeti otse metroos, löödi selle nuga kõrri lihtsalt, sest ühele vangist tulnud neegrile lihtsalt ta nägu ei meeldinud, eks. Jah, et ta sai seda teha, ta teadis, et midagi nagu väga ei järgne. Terve Ameerika oli vapustatud. Ja me jälle loeme seda, kuidas jälle jõuluturul, keda bussitatakse, keda auto alla aetakse, mingil hetkel me jätame jõuluturud ära, eks ole. See on juba iseenesest absurdne. Isegi Eesti jõuluturud, muide Tallinnas on ju jõuluturud kaitstud pärast seda, kui Saksamaa turge rünnati, pandi sinna betoonist igasugused loomakesed. Vabandage, ka Tallinna jõuluturul on see heiastus Euroopa jõuluturgude traataedadest, paneelidest ja pidavat olema palju saksa turiste, kes lihtsalt põgenevad Tallinnasse turvaliselt jõule veeta, sest nad ei talu seda, et automaatidega peab nende piparkoogi ostmist valvama. Aga ma loen veel ühe koha, sest originaali lugemine on väga tähtis, sest väga palju tõlgendatakse igal pool ja aetakse vahtu välja ja inimesed ei loe, mis originaalis kirjas on. Ja siis kirjutab see sama julgeolekukava, kes tahab Euroopat jalule tõsta. Aga kuidas Eesti kõnekäänd ütleb, et kes saab santi sundida, kui sant ei taha kõndida, eks ole. Et ainult rahvuslased Euroopas, rahvuskonservatiivid suudavad sandi püsti ajada või peale puujala vähemalt muretseda. Aga ma loen selle koha ette, et see majanduslangus on reaalne ja seotud veel tugeva tsivilisatsioonilise languse võimalusega või tsivilisatsiooni siis erodeerumisega. Ja üks nendest on veel siis, nad ütlevad, et kui praegused trendid jätkuvad, siis Euroopa kontinent võib muutuda tundmatuseni 20 aasta või vähemaga. Saate aru, 20 või vähema aastaga. Mõelge, inimelu riikides tähendab, see periood peaks palju pikem olema. 20 aastaga on Euroopa tundmatuseni muutunud, nad ütlevad, et aga kuidas me teid kaitsta saame sel samas strateegias, et kui äkki need rahvad on muutunud, kellega me kunagi NATO lepingu sõlmisime. Mõelge, see rahvastiku väljavahetamine on nii kapitaalne ja nüüd ütles maailma suurim tööstusriik Donald Trumpi administratsiooni näol välja selle, mida me kõik teame ja mille eest EKRE on kogu aeg seisnud, et peatada see häving, peatada meie liitlaste allakäik, sest vaadake, see on meie turvalisuse alus, et meie liitlased oleksid toimivad. Kõik need Lääne-Euroopa riigid, Inglismaa, Prantsusmaa, Saksamaa, kõik nad ju lagunevad moslemite islamiseerumise surve all, lõhenevad, täiskonflikte, ebaturvalisust. No kui vaadata ka, et mis tänavatel toimub, millised rahutused ja kui palju see võtab riigi enda ressursse, et ta ei suudagi ennast kaitsta, kui ta peab kogu aeg tegelema enda nii-öelda rahutuste või enda igapäevaeluga ja kas või seegi, et noh, ka sõjapidamine ei ole majandusele tegelikult kasulik, et me paneme nii palju ressursse, ütleme, kaitsetööstusesse küll, aga samas sa vaatad, et
Euroopa peab sõda, Hiina areneb, seal USA areneb, et tõesti, meie siin oleme varsti mingi mahajäetud, noh, kui linnaga võrreldes nagu mingi geto, et linnades on ka tihtipeale, et kesklinn või see Euroopa süda või linna süda on mingite jõukude poolt üle võetud, kuhu keegi ei julge minna, nii praegust mulle tundub, et toimub ka Euroopaga, et selline Euroopa süda on jõukude poolt üle võetud. Ongi. Pariisi alles käis üks Lõuna-Eesti EKRE ringkonna juht siis Võrumaalt Pariisis ja ütles, et see oli nii õudne, nii ära lagastatud, jõukude poolt üle võetud. Mati Kuklase ülevaadet palun lugege, see oli lihtsalt jahmatav kõigest sellest. Ma olen ise seda näinud Pariisis, et see on, kui minna Eiffeli torni juurde, siis just nimelt see süda, nagu sa ütlesid, see mädaneb. See on ebaturvaline, seal ei ole pimedas turvaline käia. Et kui veel äärelinna minna, siis peaks endale ihukaitsjad võtma, sest seal on juba nii ohtlik. Näiteks Molenbeek, mis on linnaosa, mis on Brüsseli kesklinnast üsna vähese käimise kaugusel, seal mine soomustatud autoga kohale. Nad on üle võtnud ka suure osa Brüsselist. Euroopa südamik laguneb. Vaat siin on nagu midagi väga positiivset juhtunud, et keegi hakkab nii suures mastaabis vastu nagu USA ja tuleb Euroopale appi sellele hävingule vastu seisma, siis on midagi erakordset, seda ei olekski nagu osanud oodata, et midagi võib nii palju paremaks minna, ja Ameerika tahab, et tal oleks head liitlased ja tal on vaja Hiina vastu liitlast, sellepärast ta tahab, et Euroopa kulutaks ka kaitsele, ei laguneks laiali islami masside all. Selles mõttes ta tahab seda lonkavat eurooplast jalule aidata. Kas see on siis halb või on siis parem kuristiku poole edasi marssida? No ma leian, et kui tehakse Ameerika suureks, oleks viimane aeg ka Euroopa suureks teha ja alustada ka sellest ka mitte ainult tavaljulgeolekust, vaid ka energiajulgeolekust, et lõpetada see hullus oma rohepöörde ja plastikkorkidega ära, vaid kutsuda ikkagi täiskasvanu tuppa. Ja kokkuvõtteks üks ilus positiivne lause ka enne jõule sellest samast julgeolekustrateegiast. Ja see ütleb, me tahame, et Euroopa jääks euroopalikuks, saaks tagasi oma tsivilisatsioonilise enesekindluse. Kas pole ilusti öeldud? Väga ilusti. Häid pühi kõigile. Häid pühi. Te kuulasite raadiosaadet Vaba Sõna. Järelkuulamine treraadio.ee ja uueduudised.ee.